Need fotod lähetas meile tähelepanelik kaupluse külastaja. Nendelt on selgelt näha, et vastavad tooted on toodetud Venemaal. Teatud kaubagruppe saab täiesti legaalselt meilt osta, kuna piirangud ja sanktsioonid nendele ei kehti. Kõikidele kaupadele ei ole kehtestatud sanktsioone, nii et nendest reeglitest me lähtume. Näiteks kui võtta toiduainete valdkond, siis toiduainetele sanktsioone ei olegi kehtestatud, et kuna silmas peetakse toidujulgeolekut, siis see on nagu põhjuseks olnud. Kui me räägime toiduainete piirangutest või keeldudest, siis ainukesed keelud, mis on kehtestatud Eestist või Euroopa Liidust Venemaa suunas ja need siis kohalduvad kaupadele, mida loetakse luksuskaupadeks. Olulisemad sanktsioonid kehtivad Venemaalt sisseveol ikkagi sellistele suurematele ja strateegilistele kaupadele nagu teras, nafta ja kütused. Seega on seaduse vaates kõik korras. Teine pool on eetiline. Ukraina sõja alguses käis jaht Venemaa toodete peale tõsine ja suured jaeketid loobusidki nendest. Kaupmeeste vaates 4 aastaga ei ole muutunud mitte midagi. Vene kaubamüük on täpselt sama ebaeetiline täna, kui see oli aastal 2022. Mitte ükski suur jaekett seda ei tee. Lihtne muidugi on minna ja võtta müügile tooteid, mida saab odavamalt sisse osta, sest et keegi teine neid ei võta ja seega sul on hinnakauplemisruumi. Aga see on sügavalt ebaeetiline ärivalik ja mul on hea meel, et jaeketid seda teed ei ole läinud. Vaatamata sellele, et hinnasurve on meeletu, et on toimunud maksutõusud, et tarbija valib üha odavamat, ei ole mindud sellele libedale teele. On Eestis kette, kes müüvad Vene ja Valgevene kaupa, A1000 on neist kõige tuntum, aga seda mina vaatan sügava kahetsusega. Kui need kaubad ei ole nimetatud siis sanktsiooni määruses, siis ei ole tegemist keelatud kaupadega, vaid tegemist on südametunnistusega. Kui tihti teie pool pöördutakse, tehakse järelpärimised, näete seal jälle kuskil müüakse midagi sellist ja tulge palun vaadata? Ja selles mõttes, et selliseid vihjeid me ikka saame ja me oleme kõik vihjed oleme tänulikud iga vihje eest, et me kontrollime kõiki vihjeid, mis meile sisse tulevad, on siis seotud kauplustes müügil olevate kaupadega või mingite muude tegevustega. Teine pool on see, et ka mõned väga globaalsed tootjad jätkavad ise koostööd Venemaaga ja nende tooted on siin sattunud põlu alla. Paraku mujal Euroopas sellele eriti halvustavalt ei vaadata. Needsamad tootjad on toonud igasuguseid argumente oma tooteportfelli kaitseks. Mondelez on üsna kuulus sealt, Marsi kontsern täpselt samamoodi, mitmed joogitootjad, kes on öelnud, et nad teeksid kingituse pigem Venemaale, kui nad sealt väljuksid ja et nad meie turgudele Euroopas ei too tooteid, mis on Venemaal toodetud, et need on justkui toodetud kuskil mujal, aga nad ikkagi toodavad või müüvad ka Venemaal. Ja on ka tegelikult mõned jaeketid läänest, kes endiselt Vene turul tegutsevad. Meie perspektiivist on sellist asja ebameeldiv vaadata. Aga samal ajal, kui ma Lääne-Euroopa kolleegidega räägin, siis nemad ei näe seda päris nii. Loomulikult võtsime ühendust ka A1000 Marketi ketti haldava osaühingu juhatuse liikme Tarmo Lauringuga ja tema vastas meile, et nemad tegelikult millegi vastu ei eksi. Kõik kaubad, mis siin on ostetud hulgimüüjatelt Euroopa Liidust ja täpselt legaalselt neid ka seal pakutakse. Nemad ise Venemaalt mingisuguseid kaupu sisse ei impordi. Ja mis puudutab eetikat, siis kindlasti siin näeb juba juht seda, et riik võiks selle täpsemalt paika panna. Venemaal toodetud kaupa müüakse veel väga erinevates kohtades, on need siis turud, laadad või väiksemad kauplused Eesti erinevates piirkondades.